tervist! Mina olen siis tänaseks ette valmistanud erinevad tooted šokolaadist. Kasutasin täna 2 šokolaadi. Üks šokolaad on siis Selection Noir Kakao Trace C501 ja teine šokolaad on meil Amber, mis on siis meie uus toode. Ka Kakao Trace'i šokolaad. Ta on karamelli maitsega ja minu arust enam kellelgi sellist šokolaadi Eesti turul küll saadaval ei ole. Ma tegin sellest šokolaadist täna 2 toodet, tegin ühe koogi ja tegin ühe tordi. Ma võib-olla siis sellest koogist hakkakski peale. Ma tegin Amber šokolaadist moussee. Mul on siin üks kook on katki lõigatud, ma võin läbi lõikes näidata. Kasutasin selles koogis ka meie telikaramelli. Nii et sai selline karamelline kook. Glaseerisin ära pealt Miroir glassaažiga, neutrega, mis on siis soojendatav želee ja katab kooki, nagu te näete, väga õhukeselt. Samuti katab ka kõik küljed ära ilusti. Spetsiaalselt selle jaoks ongi selline glassaaž välja töötatud. Et katab kõik sellised püramiidikujulised ja ka samuti tordi ääred ära. Siis olen ma teinud siin, ma räägin sellest Amber tordist ka siis, näete. Selline tort. Läbilõige on selline. Kasutasin tordi tegemisel Tegral Satin Cream Cake Belgia šokolaadi biskviiti. Ja tordi olen kokku pannud siis niimoodi, et mul on kõige all on see biskviit. Siis kasutasin meie pralikraksi. Pralikraks on siis Kuratose toode. Ka natuke soolaka maitsega. Spetsiaalselt kommide ja kookide jaoks, tortide jaoks välja töötatud. Ja nagu juba nimi ütleb kraks, siis on ta selline krõmpsub seest. Ja ta ei kaota ka oma krõmpsust siis, kui sügavõimas täpselt sama Nii et tegin siis sellise tordi, et tegin Amber šokolaadist moussee, panin biskviidi, pralikraksi ja Amberi moussee. Ja täpselt sama siis jälle kordasin. Šokolaadi biskviit, pralikraks, Amberi moussee. Tordi katsin geneshiga, Amberi šokolaadist tehtud geneshiga ja läigestasin jällegi selle meie Miroir glassaažiga. Segasin ära kohe selle geneshi. Soendasin ära koos geneshiga selle glassaaži ja katsin tordi. Siis on mul siin veel tumeda šokolaaditooteid. Sellised krõpsud, mõnusad snäkid. Teile vist kõik olete jõulude ajal palju selliseid söönud, väga popid. Pannakse peale puuvilju, seemneid, pähkleid ja võid teha erinevate šokolaadidega. Mina kasutasin siin siis jällegi seda Kakao Trace tumedat šokolaadi, Noir Selectionit. Selle tordi juures tegemisel samuti. Näete, mul on siin selle tordi põhjas liivapõhi mandlijahuga. Ja samuti see beež kiht, mis seal vahel on mul ka tehtud mandlimaitseline ja mandlibiskviidiga. Mandlimaitselist mousseed tegin ma siis sellisest mandlipralineest. Mandlipralinee vahustasin ära koos koorega, meie vippakkiga ja kasutasin ka želatiini. Tegin selle vahekihi, panin ta mandlibiskviidile ja sain vahekihi sellele tordile. Mul on siis nii, et
mul on põhimandlimaitseline, siis on mandlimaitseline moussee, vahel on ka veel mandlimaitseline biskviit, siis on siin šokolaadimoussee ja nagu te näete, punane kiht on mul siin ka. Selleks kihiks ma tegin sellise hapukihi, selleks ma kasutasin Toffil Finestit, mis sisaldab 70% marju, on väga vähese suhkrusisaldusega, clean label, Toffil siis. Mul on siin hetkel ta kirsi maitseline, mis annab siis hea hapuka nüansi sellele tordile. Siis on mul tehtud sellised korvikesed, mis on pealt näha küll väga šokolaadised, nagu te näete, aga ma siis panin, ma natukene kergitan, ma ei tea, kas see annab kergitada. Ma panin korvi sisse pannakotat, keetsin pannakota, panin korvikesele, mõtlesin, et muidu saab liiga šokolaadine toode võib-olla. Tegin sellise pannakota, panin peale šokolaadikaunistused ja šokolaadimoussee glaseerisin ära siis meie selle Miroir Glassage Noiriga. Nii et siit saab siis sellise ampsu, et on panna